tere! Emina. Tere, Ravel! Alustame. Täna on meil 10. episood ja eks siis alustame. Jah, vahepeal on... Paneme täiega 10. episood. Täpselt. Püüame ikka panna täiega, nii. Eks ikka. Ja, sest et midagi muud enam ei aita, kui täiega paneme. Ja tõepoolest üks väga kummaline sündmus oli üleeile. Tahtsime eile ka rääkida, aga ei saanud seda teha. Ja nimelt YouTube'is ma näen järsku Moskvat. Tohutu suur demonstratsioon. Kõik kisavad ja karjuvad kõigest jõust. Ees kõnnib üks väga kummaline meesterahvas, kes pooleldi laulab, pooleldi hüüab mingeid loosungeid. Raketid Washingtoni peale. Nii et see oli siis Moskvas ja see oli vene rahva hulk, kes seal tagadal kõik seisid, lipud ja kõik need atribuudid käed, mis peavad olema. Ja see toimus üleeile, nii-öelda. Mis kuulda on? Üleeile. Nii. Ja siis ühesõnaga seda ei maksaks kunagi unustada, et niisugune asi toimus, sellepärast et niisugust suurt demonstratsiooni sõja vastu pole mitte kunagi olnud. Igatahes mulle pole sattunud nii suurt rahva hulka, kes venelastest oleks siis sõja vastu. Nad nagu siis hüüdlauseid hüüdnud ja kogunenud ja püüdnud siis Vene-Ukraina sõda peatada. Pole kunagi sihukest asja juhtunud, aga vaat seda ma nägin ise oma silmaga ja rohkem muidugi seda mitte kuskil ei näidatud ega ei selgitatud ka peaaegu mitte ühegi sõnaga, sest vaikus on alati kõige parem, no unustatakse ära ja nii edasi. Need asjad. See vaikus on allumine. Jah, vaikus on allumine. Isegi püütud seda rääkida, nagu välja rääkida, mis siis oli juhtunud, et kas mingi hull oli sinna etteotsa sattunud, kes kisendas neid loosungeid seal. Isegi seda ei püütud teha. Lihtsalt ma ei tea, mida see kõik siis lõppude lõpuks tähendas ja selgitada võib seda loomulikult väga erinevat moodi, väga erinevat moodi. Nähtavasti oli siis see inimene seal eesotsas oli kas ära ostetud, et ta Putini poolt püüaks siis ka inimesi üles ässitada kõigi nii-öelda Venemaa vaenlaste vastu, midagi niisugust nähtavasti, arvatavasti. Sellepärast, et kuidas neil rahulikult lasti siis niiviisi seal niisugust suurt rongkäiku korraldada Moskva kesklinnas Venemaal, eks ole? Sest et muidu oleks kuidagi seda siis takistatud, kui see oleks kuidagi presidendile nagu halvasti mõjunud, eks ole, aga vastupidi, see oli nagu näitas, et kogu Venemaa rahvas on siis Putini poolt ja on nõus tegema ükskõik mida tema ainult ette võtab Putin. Nii. Aga kuidas siis meil asjad toimuvad, sest et eelkõige me elame siin Eestis ja eelkõige need asjad meid huvitavad siin ja praegu, mis siin toimub. Ja miks siis paljud kummalised nähtused ka meil toimuvad, mida on raske selgitada. Ja muidugi me peaksime vaatama ka Eesti ajalugu natuke siin juures ja üleüldse vaatama, et kuidas me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus jälle mingi suur sõda, jälle tähendab vaata, et peaaegu nii Ameerika kui ka Venemaa võivad omavahel nüüd sõtta minna peaaegu, eks ole. Et me ei tea, millega see kõik siin mõtleb. Aga
tuleme võib-olla siis pisut ka meie ajaloo juurde, inimkonna ajaloo juurde, kus siis me teame, et Juudas oli see siis, kes Jeesuse 30 hõbeseikli eest siis maha müüs. Ja pärast läks siis ja poos ennast üles mõningate tunnistuste järgi. Ja kuidas siis Eesti rahvas on käitunud? Sest ka Eesti inimesi on siin paljude vaenlaste poolt siin, kes on Eestisse tunginud, on tapetud, küüditatud. Ja tuleks küsida, et kuidas see kõik on saanud juhtuda ikkagi. Sellepärast, et lõppude lõpuks, kus siis Eesti kaitsjad olid, kus olid siis Eesti mehed, kes seda kõike oleks takistanud. Aga juhtus ju nii, et Eesti suurimad kangelased, vabadussõdalased või need, kes läksid siit vabadussõtta, me võime ka teistmoodi nimetada, läksid vabadussõtta ja võitsid venelasi ja rajasid siis siin Eesti riigi, Eesti kõige suuremad kangelased. Ja kuidas siis rahvas tegutses? Et kas protestiti selle vastu, kas saadi aru, et need olid need inimesed, kelle vere hinnaga rajatigi Eesti riik. Ja kas nad olid tänulikud nendele inimestele? Kas nad tulid kokku ja kaitsesid neid inimesi? Meie oma vanemad peaaegu, kui me küsime. Et lõpuks on aeg silmad lahti teha ja väga ausalt ka vaadata iseennast. Kui me tahame mingeid muudatusi Eestimaa elus. Ja mitte, et tulevikus jälle meid ei tapetaks, julmalt siin maha, ei tuleks Vene sõdurid siia, ei tapaks ja ei küüditataks eestlasi väga julmalt ja väga mitmel korral loomavagunitesse, eks ole, nagu me kõik teame. Ja üks küsimus. Ja, et see pigem oli küsimus lihtsalt, et seal on üsna haruldane, kui keegi julgeb pea mulla alt välja tõsta ja astuda juhi rolli. Jah, sest et seda juhti püütakse kohe siis nagu hävitada, nagu Artur Sirk ka tapeti ära. Arvatavasti Pätsu poolt, tähendab tunnistusi kõik ei ole, aga ta visati teiselt korruselt Saksamaal, kuhu ta põgenes, visati lihtsalt aknast välja ja ükski inimene, Artur Sirk kindlasti poleks seda teinud, kusjuures tema käsikirjad ka on täiesti kadunud, mida ta kirjutas, eks ole. Pigem mulle tundub, et pigem keskline inimene valib lihtsalt mitte võimalikult vähe vastutust ja lihtsalt saada käsklusi, nagu nad on kohandatud saama. Nii nagu Päts ütles ja nii nagu Päts tegi. Päts ju muide valetas, et vabadussõdalased, nende erakond tahab riiki kukutada siin Eestis, riigivõimu kukutada ja siis pandi kõik need vabadussõdalased erakonnas, seal vabadussõdalaste erakonnas pandi lihtsalt vangi. Ja nagu ma ütlesin, siis Artur Sirk, nende juht, siis põgenes vangist ära ja siis Saksamaal lihtsalt visati aknast alla. Ja järelikult me peame vaatama oma ajalugu kindlasti, me peame vaatama, kuidas meie eestlased ise üksteisesse suhtume, kas me saame aru, mis tegelikult maailmas toimub. Kas me saame aru sellest, et kui venelased see sisse tulid, kuidas siis tapeti eestlasi. Aeti kaevu, meie eliit, suurimad, parimad kirjanikud ja nii edasi, Tartus näiteks. Ja tapeti kõike, mis kätte sattus siin, venelaste poolt näiteks. Nii et me peaksime ka mitte laskma ennast siis, mitte ennast maha müüma, nagu Juudas tegi Jeesuse puhul, vaid me peaksime hakkama omavahel kokku hoidma, aru saama, et meil on üks saatus, see on Eestimaa saatus ja see puudutab igat eestlast, absoluutselt. Ja võib-olla isegi siis näidata ära, et kes need inimesed olid, kes siis
teisi eestlasi siin reetsid, kas tahtsid nende kortereid, nende varandust endale saada või mis siin tõeliselt toimus. Näiteks Ilmjärve kirjutas oma raamatus ka seda, kuidas Päts Ameerika dollareid võttis venelaste käest vastu, ühesõnaga müüs Eesti riigi maha. Ja ometi rahvas ei suutnud absoluutselt aru saada, mis siis ikkagi toimub siin, lasti Vene väed sisse ja nii edasi ja riik anti käest ära ilma üldse mingi protestita ja nii edasi. Mingi hõbeseekli eest jällegi, nii nagu Juudas tegi, nii ka Eesti rahvas ja tihtipeale just need rahvad saavad kõige rohkem vett ja vilet tunda siin elus, kes tõepoolest oma kõige suuremad ja paremad kangelased, kõige andekamad inimesed hävitavad ja lasevad vangi panna neid ja nii edasi, nii edasi. Et mis sellest rahvast siis lõpuks välja koorub? Eks ole, kui parimatest hävitatakse. Ja, eks nad müüvad oma jalgelt maa ära ja siis... Ja põgenevad, osa põgeneb ära, ei hakkagi vastu, eks ole, või siis alluvad lihtsalt autoriteedile Pätsile, kuna tema käes on kogu võim, kes saatis muide just noored kadetid vangistama vabadussõdalasi öösel kodus. Ja lasi nad siis vangi panna, sest et need noored kadetid ei osanud ju tõesti oma peaga ju mõtelda, et mis siin siis toimub. Tegelikult oli see Päts see, kes reetis Eesti riigi. Ja tähendab, rahval on alati ka meie põhiseaduse järgi kõige suurem võim käes ja rahvas saabki hakata, ainult rahvas ongi see, kes saab hakata võimudele vastu, kes midagi valesti teevad. Eks ole, keegi teine ei saa, nad saavad koguneda, neid on suur hulk, nad saavad tegutseda. Rahval on võim seni, kui nad uskuisi nendesse, et nendel on võim. Kui nad kokku hoiavad, siis on nende käes võim, kui nad kokku ei hoia, siis ei ole võim. Samuti, eks nad saavad aimu sellest arvatavasti kõige rohkem siis, kui nad suhtlevad ja vahetavad infot oma vahel. Ja, aga vahepeal oli ju suhtlemine täiesti ära keelatud sõna ja siiamaani ei ole sõnavabadus õieti olemaski. Ja kui meil ei ole sõnavabadust, siis pole meil ka mõtlemisvõimet. Me ei saa arutada ühtegi asja, me ei saa, jällegi me ei pane kõige paremaid ja targemaid artikleid ega raamatud ei anna kõige paremaid välja, keelustame nad ära ja nii edasi. Tähendab, sõna ja tegevusvabadus, kui puudub, siis mida siis see rahvas, eks ole, peaks siis nüüd ette võtma, vaatame, mis siis tuleb. Et praegu on ka siin elektri puhul püütakse seda asja parandada ja see kõik oleks võimalik. Tähendab, kui meie oma võim ei hooli oma rahvast, kellest ta siis hoolib, kas kõikidest teistest võõrastest, kes on siia kokku tulnud, näiteks eestlasi on siin ainult jäänud kas 60% või mis siin on, tähendab väga-väga vähe siin ja siin on väga suur hulk on hoopis neid teisi inimesi, 60% ma just praegu vaatasin, 60% on eestlasi siin ainult jäänudki siin järgi, et siin peab väga suured põhjalikud muudatused siin tegema, et jällegi tõepoolest rahvas saaks näidata, et ta on kõrgeim võim, et tal on õigus koguneda, protestida, valimisseadust muuta, mida kindlasti oleks vaja teha, märtsis on ju uued valimised, aga nii kaua kui siin me valimisseaduses mitte midagi ei muuda, siis me saame jälle väga halva valitsuse sinna ette otsa endale. Me ei saa iialgi endale midagi head ette otsa, sellepärast, et me valime ühte ja sama kogu aeg rahade järgi. Meil on raha valimised. Kõige ilusam, kõige rikkamad. Kõige kohalikum või kõige ilusam pilt
valimisel lihtsalt üks pilt ja number, et jah, muud vali mind, mina olen kõige parem, eks ole. Muud nendest ei teada midagi. jah, inimesest mitte midagi ei teada. Küsitisin neid ja ma nägin tema pilti plakati peal ja väga kena ja ma andsin talle oma hääle. jah, muud ma temast midagi ei tea. jah, ja mind ei huvitagi rohkem, eks ole, et ta on rikas, ta on tubli, eks ole, ja just neid valitaksegi. Meil on raha valimised tegelikult. No niimoodi neid hääli ostetaksegi. ja täpselt. Ja siin näiteks on olemas ka siiamaani, mis ei olnud Eesti Vabariigi alguses, seda ei olnud 5% piir. Et kui sinu erakonna liikmed 5% ei ületa, et siis nad ei saagi üldse valimistest osa võtta. Ja eelmine kord ma rääkisin ka, mida kuskil mujal maal ei ole, on see, et riigikassast võetakse, kõige suuremad erakonnad võtavad seal endale raha. Riigikassast nad saavad üle 1 miljoni kõik kokku, ka EKRE ja kõik, kes seal on, need suuremad erakonnad saavad, kõik, kes seal üleval Toompeal istuvad, need saavad, Riigikogus istuvad, need saavad siis maksumaksja rahad. Ja aga inimestel on ka toit on väga kalliks tehtud, kõik elekter ja küte ja nii edasi, talv tuleb ja vaatame, kuidas me siis suudame selle üle elada. Juba täna hakkas talv, tere talv. Soovitan võimalikult palju varuda endale tekke ja soojasid rõivaid ja Humanas on üsna soodsad ajad tihtipeale, et ma soovitan isiklikult just külastada neid siis, kui on need soodusajad, et uue kauba ajad ei ole just mu lemmikud ajad, aga sealt saab päris head kaupa. Ja ma ütleks veel peale 5% see piir, kus jookseb, millised erakonnad saavad valimistest osa võtta ja millised ei saa. Et siis Eesti Kodanike Erakond, mis on siis Eesti Demokraatliku Liidu järglane, kes on teinud siis suuri tegusid Eestis ja 100 000 allkirja siin kokku korjanud, mis varastati ära muidugi jällegi, tähendab Eestis nii palju negatiivseid näiteid, ma väga vabandan, aga midagi muud pole ette tuua siin. Lihtsalt see varastati siis ja nimetati, et seda kõike, mis tegi Eesti Demokraatlik Liit, seda tegi Rahvarinne ja tähendab, et see oli see tegu, mis oli kõige tähtsam ja kõige suurem ja mitte keegi teine midagi niisugust ei teinud. Ja seda tegi siis Eesti Demokraatlik Liit ja kogu rahvas nägi seda kogu maailm näitas läbi telekanalite. Ainult, et Eesti siis kesknädalas, Keskerakonna lehes siis ilmus Karl Lusti artikkel, kus siis öeldud, et see oli siis kõige tähtsam tegu. Ja ta oligi, sest et siis tuli rahvahääletus, kas jääda Nõukogude Liidu koosseisu või välja astuda, mida nõudis siis Eesti Demokraatlik Liit. Ja see toimus. Ja toimus kõigepealt Leedus, kes on kõige julgem, teiseks toimus siis Eestis. Ja ta toimus, eks ole. Väga tore. Ainult, et kõik väikesed erakonnad pandi jälle üleöö kinni, ebaseaduslikult tegi. Tähendab, kogu aeg meie valitsus teeb mingeid ebaseaduslikke samme. See oli ka seotud selle Covidiga, kus maskides pidi käima. Sina said ka trahvi, eks ole. Ja sina muidugi ei maksnud olin teel tööle ja siis oli veel pisut kiire ka veel ja siis järsku lihtsalt kiirustades jäi mask maha ja mõtlen, et mul tavaliselt rikkus mask niimoodi siin ühe kõrva otsas, et siis aga ette väga arva kantsin. Navel saaks veel tõmba juuksed siduma siia ette. Maski asemel ma praegu mõtlesin selle välja. Eks ole, et mina tõstsin tavaliselt salli endale üles. Tihtipeale mainiti, et sellest ei piisa. Ei muidugi. Poes sööki ei müüda, kui maski ei kanna. Ja ma peitsin maski siia kuskile ära, sellepärast, et see mask oli väga kahjulik. Ja kuna
ma seal on palju erinevaid viisi, kuidas mask kahjulik on. ja, aga ta oli kahjulikest ainetest tehtud. Kui ma tõstsin seda maski, siis mul hakkas kohe halb. Ja sellepärast ma peitsin maski siia ja tõstsin salli. Sest sall oli normaalne. Ma võin pikka aega rääkida, kui palju kahjulikke aineid seal sees oli, jah? No mitte ainult need, et seal on emotsioone pole võiks näha ja et me ei saagi üldse mingit sõnavabadust ega mingit üksteisega rääkimist ega arutamist. Aga seal on paljud inimesed kes just eelistanud sükest, et tundsid ennast vabamana, et ei pidanudki rääkima midagi. Või ei pidanud emotsioone, ei saanud inimesi seda näha. Et mõned paljud isegi pooldasid seda. Ja, et ühesõnaga jah, et ei toimuks, tähendab praegu oli ka valitsuse ametnikud pidid selle kohtu läbima, mis siis, kas ta siis keegi vastutab ka sellest, mis COVID-i ajal siin toimus Eestimaal või ei vastuta, sellepärast et väga paljud ka sõjaväelased ju, neil kästi maski kanda ja kui nad kas ei vaktsineerinud või ja seal maski ette ei pannud, et siis nad ei saanudki enam edasi töötada. Ja kohus oli. Aeg-ajalt on hea seda meelde tuletada jah, et mulle tundub, et inimesed juba hakkavad ära unustama, mis meil siin just hiljuti toimus. Ja, aga need olid reaalsed sündmused ja see, kuidas üleöö pandi kõik väikesed erakonnad pandi kinni, sest nendest nähti konkurenti loomulikult suurtele ja üks väike Eesti Demokraatlik Liit oli teinud ju kõige tähtsamaid tegusid, mida ükski suur ka ei olnud teinud, eks ole. Ja Savisaare siis selles kesknädalas ilmus see, et mitte, kuna ma juhtisin seda Eesti Demokraatlikku Liitu, siis ma olen kõigega kursis lihtsalt, eks ole. Ja loomulikult Savisaar väga hästi teadis, kes seda kõike tegi ja siis lasi selle artikli läbi, Karl Lusti artikli, aga kuna seal öeldi, et see oli kõige tähtsam tegu, mis tol ajal üleüldse Eestis tehti, siis muidugi tähendab, ei pandud minu artiklit sinna kesknädalasse, kus ma ütlesin, et mitte Rahvarinne ei teinud seda mitte midagi, vaid tegi Eesti Demokraatlik Liit, mida kogu maailm näitas ja me andsime 100 000 allkirja presidendile tolleaegsele kõik üle, mida ka Eesti Televisioon siis filmis. Aga ma ütlen veel kord, et mitte keegi, ükski meedia esindaja ei tulnud küsima meie käest, mida me teeme, Eesti Demokraatlik Liit, mida ma juhtisin, et mida me teeme, mida me tahame ja ka televisioon meid ei näidanud kunagi, aga välismaalt tulid inimesed, kes ütlesid, jaapanlased, me nägime teid telekas New Yorgis, me nägime teid, mida te teete siin. Mis motiveerib neid ajakirjanikke oma... Ei, nad saavad käsud kätte, kellega teha mingeid intervjuusid, keda näidata, keda mitte näidata või panna siis nendele, kellele antakse sõna, näiteks raadios, pannakse valed sõnad lihtsalt suhu või lihtsalt vaikitakse, kui sa istud kuskil ja siis küsitakse näiteks, sina oled ühe erakonna juht, sinu käest küsitakse, teise käest küsitakse, aga minu käest näiteks televisioonis isegi ei esitatud sama küsimust, sest teati, et ma oskan vastata sellele küsimusele kõige paremini. Ühesõnaga ja kogu aeg toimuvad niisugused kummalised asjad ja Eestimaal lihtsalt astutakse seadusest üle ja kõige kõrgem võim, kohus ja kõik need asuvad üle. Ka need miilitsad, kes tulid suurt, eks ole, trahvi nõudma ja nii edasi. Eks osa sellist teatud teemasid ainult rahastati ajakirjanikul. Ei no ja praegu on täpselt sama lugu ja sellepärast ei ole meil olemas siiamaani ei sõna ega tegevusvabadust, mis on olemas meie põhiseaduses, mis mul on siin ka laua peal olemas, Eesti Vabariigi põhiseadus, mis on meil kõik olemas kirjas. Et sõnavabadus peab olema tsenseerimata täielikult, aga meil isegi keelustatakse raamatuid ära. Minu enda üks raamat Märka mind on keelustati ära ja isegi kauplustest teda ei olnud, ei saanud kätte. Kusjuures ma näitan naljavormis, kuidas poliitikat
võib ka teha. Naljavormis, see oli naljaraamat. Aga need, kes senseerisid seal seda raamatust, nad ei saa nähtavasti ka naljast aru. Et me oleme ikka väga-väga maha jäänud selles mõttes kogu maailmast, eks ole, kes ikka, kui ikka midagi lõbusat on, siis naertakse ja nii edasi. 2 ikkagi on tehtud ja just Saaremaal 2 minu raamatu põhjal on tehtud Hullumaja näitetrupp tehti ja siis tehti teine veel mängfiguuridega vist oli see, jah, mis tehti seal. Tähendab, osa inimesi, eriti saarlased on siis need, kes on natuke julgemad, tublimad ja need siis 2 näidendit on toonud minu poolt, minu kirjutatud teksti põhjal siis lavale. Ja kuidas peaks siis valimisseadust korraldama, kui ma ütlesin, et 5% piir on pandud, et kui sa oled väiksema erakonna näiteks juht ja sul jääd sinna 5% alla, siis sa ei saagi üldsegi sinna valimistele minna näiteks. Aga Eesti, tähendab Kodanike Erakond, mis on siis Eesti Demokraatliku Liidu järglane, siis pakuks välja isikuvalimised. See tähendab seda, et igas Eesti kogukonnas üle Eestimaa siis saaks saata oma kõige targemaid, paremaid juhte või siis liikmeid, kes seal elavad, inimesi, kes seal elavad, saata siis valimistele oma tegude järgi, sest et need kogukonna inimesed teavad ju oma inimesi kõige paremini, kes on kõige rohkem Eesti jaoks teinud asju, võib küsida ja tuleb alati küsida just tegude järgi, Eestimaa heaks, mida sina, tema, 3., 4. on teinud. Et ainult ei oleks nii, et ainult raha on see, mis Eestimaal veel ruulib täiega kahjuks. No, ja, mis paneb täiega siin kõik asjad paika. Kui paljud teie Eesti inimesest on fokusseerunud rahale, et oi, et mul on vaja makse maksta ja mul on vaja raha on taskupõhjas mõni kopikas ainult ja siis sõpradel on laenuvõlad ja siis on pankadele ja siis üür vaja maksta ja mis iganes veel, et ainult kopikate eest. Ja nendest inimestest ma ei räägigi üldsegi jah, et kes on praegu väga vaeseks tehtud, sellepärast et poed on nii kallid, toit on kallis, siis on elekter, kõik, eks ole, sa ütlesid, et minna Humanasse ja püüda sealt midagi, kas paluda või saada kuskilt või jagada inimestele vähemalt tekke. Humanas on tegelikult 1,50 € päevad, 1 € päevad ja 50 € päevad. Need on just need kõige paremad ajad. Kas seal on tekke ka siis või? Tekke on Humanas, mis tekke on ainult üle. Näiteks Sõbrad sõbrale poes on väga head tekid, palju muud kaupa, super soodsa hinnaga. Aga kus see pood on, Sõbrad sõbrale? Näiteks Mustamäe on üks väga hea Sõbrad sõbrale pood ja see on tasuta siis või? Tasuta? Mis on tasuta? Ma küsin, kas seda tasuta nad jagavad Sõbrad sõbrale? Ei, nad ikkagi mingi raha summa. No, aga see on nii väike, et peaaegu et tasuta. No jah, aga jah, et ühesõnaga. Kui seal on veel see klient, see poekott, ostes poekoti, sealt saab 10% veel soodustust. Minu arvates see kõige parem pood ongi Eestis Sõbrad sõbrale ja Humana, et väga head poed on need. Et Humanast on kõige parem osta just 1,50 € päeval, 2 € päevad, 1 € päevad, 50 ja võib-olla kui nüüd väga külm talv tuleb, võib-olla et siis kuskile tasuta ka viiakse seal Humanasse või kuskile mujale, antakse tasuta, et jagada siis, sellepärast et praegu tuleb välja niiviisi, et need, kes on siia põgenenud Ukrainast või tulnud kuskilt mujalt, nende eest hoolitsetakse ja nemad ei ole külmas ja näljas ja nendel on elekter ka, aga inimesed ei pane elektrit ka. Ma olen tähele pannud, et seal on tõesti suurtes kogustes
rõivaid ja tekstiili, mis ei ole üldse kasutusel, vaid on lihtsalt prügina ja lihtsalt visatakse prügimäele, et keegi ei viitsi neid kusagil ära viia. No täpselt, seda peaks kõike organiseerima nagu toiduga natuke teha. Näiteks see võiks mingid kogukond teha, kus inimesed lihtsalt lähevad külas külla ja keda kutsutakse kohale. Ja siis nad ise võtavad riided vastu, sorteerivad ära, pesevad ära ja viivad ära ja. Et inimesed tihtipeale ei viitsi neid ise ära sorteerida ja ära pesta ja ära viia, et nad lihtsalt viskavad otse prügikasti. Ja, et tuleb hakata mõtlema ka tähendab teiste peale, tõepoolest. Teiste inimeste peale, sest kui me tahame rahvana püsima üldse jääda. Meil on ressurssid olemas, lihtsalt me peame natukene organiseerima seda nutikamalt oma ressursse käsitlema, et meil ei ole mingit vaesust tegelikult, lihtsalt me ei oska oma ressursse tegelikult on juba vaesus ka, tegelikult on juba. Aga kuna me ei oska oma ressursse vahendada ja organiseerida. Jah, et muidu on niiviisi, et kogu maailmas, tähendab, me praegu näeme ju väga selgelt, et kes siis ruulib siin maailmas, ruulivad kõige suuremate korporatsioonide juhid, kogu võim on nende kätte koondunud, sellepärast et arusaadavalt nad saavad täiega kõike ära osta, mida nad tahavad, kõik riigid, kõik inimesed. No nii mulle tundub, et nad ikka püüavad, et tegelikult ongi lihtsalt ostad maailma ära, et kõik ajakirjanikud ja haiglad ja apteegid ja ärid ja ükskõik mis äri kasu tekitab, nad ostavad selle ära ja mürgitavad selle äri ära ja jätavad selle äri püsti. Samamoodi keegi ei tea, et nende lemmikfirma on ära ostetud ja ära mürgitatud. Ja rääkida siis veel kord, lõpetaks valimistega, et tähendab, et ka valimiste puhul, näiteks David Vseviov väga toredasti ütles, et meil on totaalsed ju rahavalimised. Täiesti rahade peal see kõik käibki, totaalselt. Täpselt samuti nagu kogu maailmas, ütleme, suurte korporatsioonide juhid, Rockefellerid, Rothschildid ja nii edasi, nende käes on kogu raha ja nemad võivad kogu maailma kamandada, ka riikidele anda käsud kätte, hävitada, jätta ainult 1 miljardi näiteks inimesi maailmas alles ja 7 miljardit siis nii või naa kuhugi mujale saata, mida teha nendega, täpselt ma ei oska, mida nad on plaaninud siin ja Schwab on see üks nendest, eks ole, kes on siin eesus. Eks meid püütakse võimalikult palju tuimestada ja alaarendada, et me üldse ei oleks võimelised aru saama, mis päriselt toimub. Vastu ei hakkaks, orjastamisega. Meid lihtsalt pannakse üksteise vahel võitlema ja et me lihtsalt oleks tähelepanu lihtsalt üksteisega võitlemise vastu. Eriti Eestis, eks ole, kus inimesed tõesti, üks eestlane kaebab teise eestlase peale, kadestab teda või takistab teda, eks ole, teeb väga halbu asju ja absoluutselt teda häbistada. Jah, et ütelda, mida keegi on teinud, eks ole, arusaadavalt ja siis isikuvalimised, ma rääkisin kogukondade kaupa näiteks ja siis ka kautsjonit, et nendele inimestele peale ei pandaks, kes sinna valimistele lähevad siis kogukonna poolt. Näiteks, et me saaksime täiesti uued inimesed sinna ette otsa endale, parimatest parimad. Nii kaua, kui me seda ei saa, nii kaua ei muutu ka Eestis ju mitte midagi, eks ole, tõesti. Ja kõik need suured korporatsioonid, näiteks miks mitte keegi siis ÜRO või keegi teine ei ütle neile, et palun suurte korporatsioonide juhid, teie olete looduse ära rikkunud, makske nüüd kõik see välja, puhastame ära, mis siin on toimunud, sellepärast et kogu loodus on ju õhk on mürgitatud, vesi on mürgitatud. Reostus on üks asi ja see globaalne soojenemine on teine asi, et see üks on nagu tõsine teema ja teine on lihtsalt
lihtsalt inimeste mõjutamiseks ja raha pumpamiseks. Ja lasen teile otsustada, kumb see või üldse, kas üldse seal siva on. jah, tähendab, tuleks hakata mõtlema, et milleks me üleüldse siin, miks me oleme inimesed, millised me peaksime olema, mida me peaksime siin oma elus tegema ja kas inimkonnal üleüldse on mingit eesmärki, kuhu poole hakata liikuma siis inimkonnana tervikuna, eks ole. Sest niikaua, kui ei ole seda eesmärki enam või see eesmärk on nüüd ära võetud, me püüdsime arendada kultuuri ja püüdsime ka siis igatepidi ka sporti teha ja tugevamaks saada. Nii palju, kui ma olen inimesi küsitlenud, nendel ei ole absoluutselt mitte mingit tulevikuplaane, nad lihtsalt päevast päeva lihtsalt vegeteerivad. Mitte ei vegeteerivad, kas vegeteerivad ja lihtsalt on nii-öelda luti otsas või nad lihtsalt päevast päeva töötavad kohas, kus nendele üldse meeldi töötada ja nad lihtsalt natukenegi ei mingit eesmärki, eks ole. Ei mõtle üldse muutuste peale ega arengu peale, nad lihtsalt ei ole nõus selle peale mõtlemagi, sest see on üsnagi valus teema, ma oletan, ja see, et nad järsku natukenegi turgutada selle peale, et kuule, et sa oled võimeline palju enam kui sa praegu teed ja lihtsalt kas sulle ei meeldiks kunagi teha tööd, mis ei tundu töönagi, kus sa lihtsalt ärkad hommikul üles millal tahad ja mitte äratuse peale, et minna kellegi jaoks tööle, kes sulle ei meeldi ja kus sulle ei meeldi, vaid lihtsalt tegeled oma nägemusega ja püüda kogu Eestit selle kaudu paremaks lood oma väärtusi, et tehes seda, mida sa kõige rohkem armastad. Et kui sa armastad oma tööd, siis töö areneb ülima suure kiirusega ja ise arened sellega kaasa ja sa tood kõige paremaid väärtusi kogu maailma. Ja kunagi anti välja ka, kus me rääkisime neid raamatuid, et mis suunas Eesti peaks arenema ja millised väärtused tal peaks olema, aga enam seda kõike lihtsalt ei ole, mitte midagi. Kõik on ära kaotatud nagu, aga just nimelt, et milline siis meie kui eestlaste eesmärk siin maailmas on, eks ole, et me peaks ka väga tõsiselt selle peale mõtlema ja. Ma arvan, et ei ole hea mõte konkureerida kellegiga, sest siis, kui me püüame konkureerida, siis me püüame kedagi imiteerida ja kellegi sarnaseks saada. Et me võiksime olla ikka need, kes me oleme ja arendada iseennast, mitte ja oma Eesti kultuuri, mitte saada kellegi teise sarnaseks või kellegist paremaks. Et mina ei näe vajadust olla kellegist parem, ma lihtsalt soovin iseennast parem olla. Ja, sest et meil on tõesti see jala taha panemine, noa selga löömine, hävitamine, teiste varanduse enda kätte krabamine, eks ole, aga sellega me hävitame kõik Eesti, teisi eestlasi, eks ole, ja järelikult me ei saagi tervikuna üldsegi tegutseda, midagi teha. See on nagu üks viirustest, mis päriselt on olemas võrreldes millegi muuga, mis ei pruugi nii. Ja eriti Eestis ja näiteks ma tooks võib-olla, ma ei tea, kui palju meil aega on, aga tooks lõpetuseks ka siukse näite, et miks on näiteks Reformierakonna taga kõige rohkem liikmeid. Tähendab, jällegi tuleb see raha, tuleb siin
mängu kohe. Seal, kus on kõige rohkem raha, kus on kõige rikkamaid inimesi, kus on kõige rohkem võimalik neid toita, neile laudasid katta, kutsuda kohale, neid tähendab ja sinna tulevadki ju praegusel hetkel kõige rohkem rahvast kokku. Sest et seal on kõige rikkamad. Tähendab ja need vaesed, kellel ei ole toidu ostmiseks raha, need tulevad ju sinna ja käivad seal. Ja seal peetakse, tähendab raha kaudu see kõik pannakse paika, kõik need asjad. Inimene on nõus tasuta jaatise eest isegi teisel pool Tallinna minema. Tähendab, sa küsid või? No nii palju kui ma aru saanud, inimene on nõus reisima üle tunni aja, et teisel pool. Väga hea näide, täpselt, nii ongi ja ma olen näinud ju ka Vabaduse väljakul, et kui seal on suured toidukuhjad, siis on ka seal väga-väga palju inimesi kohal kohe, eks ole. Ja vahestele siis natukene antakse niiviisi, aga rikkad muidugi, kes on ka Reformierakonnas seal, need saavad siis raha ja paremaid kohti seal Riigikogus ja mujal, eks ole. Ja nii läbi rahade kõik käibki, aga lõppude lõpuks me hävitame ju iseendid ära niiviisi, kui ainult need eesmärgid on meil olemas. Et kuidas ennast maha müüa 30 hõbeseekli eest, veel kord, ma ütlen teile, nagu Juudas, eks ole. Läks maha müüma. Nad olid ka mõlemad, ütleme juudid ja need, eks ole. Aga üks läks teist maha müüma ja pärast, mis tal siis jäi, pärast ei jäänud tal muud kui ennast üles puua või poosid või teda poodi siis kellegi teise poolt maha, ära, kellegi teise poolt, eks ole. Tähendab, ta hävitas ka iseenda nii ära ja nagu meie ajalugu on meile näidanud, kui me nii käitume, kui me nii tegutseme, siis me ise omaenda kätega hävitame ennast ära. Kui me ei muutu, aga kuidas muutuda, vaat see ongi see põhiküsimus, eks ole, siin. Üks viimaseid asju, kui me rääkisime siin oma juhatuse liikmetega, siis pakuti välja näiteks, et peaks otsima ka siin, Eesti on väga hea koht, kus elada. Ja siin on palju energeetilisi selliseid kohti, kuhu peaks minema. Isegi võib-olla Tammsaare pargis olid need energeetilised kohad olemas ja me läksime inimestega sinna ja leidsime selle koha üles, kus oli kõige parem energia seal. Aga kui seda nähti, et me seal kogunesime ja oma koosolekut läbi viisime seal, siis hakati neid puid kohe maha raiuma. Sellepärast, et ei taheta, et inimesed muutuksid tugevamaks, vapramaks. See on valitsejatele on see väga halb, sest nad kardavad oma võimu kaotada. Aga mõtelge valitsejad, kes te seal üleval olete Toompeal, ka teie elu läheks palju paremaks, kui me saame oma kõige paremad inimesed sinna etteotsa, kes on kõige rohkem teinud Eestimaa heaks, kes on kõige targemad, kõige rohkem siin mingeid tegusid teinud, mille puhul me saame ütelda, et jah, me tunneme seda inimest, me teame, mis tegusid ta on teinud. Õigeid tegusid Eestimaa heaks või siis kirjanduses, kunstis ja nii edasi, kultuurialal, ükskõik mis alal või on suur leidur ja nii edasi. No, kes oskab tõesti väärtusid jagada, mitte lihtsalt võtta väärtusi. Jah, et võib-olla see on siis üks nendest asjadest, mida oleks vaja teha, et püüda ennast muuta, leida need väekohad ülesse siin Eestis, minna, võib-olla ka isegi Toompeal on see väekoht, vaatame järgi, püüame leida need üles, et kus saaks siis tõesti seda energiat. Eestimaa on vapustav maa. Siin on tõesti suuri neid energiakohti. Ma olen üsnagi rahul Eestimaaga, et mul ei ole küll huvi
kuskile mujale minna, et Siin küll on reisida on tore, et mulle Jah. meeldiks küll reisida, aga ikkagi Eestimaal ikka Jah. püsib minu koduks. siin on ikkagi veel õhku, mida hingata ja nii edasi ja metsa natukene ja nii edasi, sest mujal maailmas seda hävitatakse veelgi peaaegu et julmemalt, aga meil ka see kogu aeg, see hävitamise tempo kasvab loomulikult, aga võib-olla meil rohkem pole aega. Jaa, aga 9. osas ma video lõpus mainisin ka, et 10. video võiks olla rohkem tervise teemal, et kahjuks täna me väga palju tervise teemat ei puudutanud, see läheb 11. episoodi peale arvatavasti tõstan. Et siis, aga ma lihtsalt lühidalt toon kokku mõned kiired detailid, mis võite omal valikul teadmisse võtta. Et terveneda ei ole vaja rohkem midagi tarbida. Et tervenemine on täiesti tasuta asi, et ei ole vaja midagi tarbida, et midagi sisse süüa või peale määrida. Et terve keha suudab ise väga hästi ennast tervendada kõige raskematest haigustest. Ja lihtsalt peab andma oma kehale võimaluse seda teha. Lihtsalt näiteks kõige parem viis on lihtsalt mitte tarbida, lihtsalt paastuda. Näiteks mitte süüa vähem kui 1 seine päevas. Et näiteks kella 12 kella 2-ni 1 seine. Ja siis keha saab ülejäänud aja ennast ravida. Et ja liikuda hästi palju. Ja kui joote vett, siis ainuüksi vesi ei ole tegelikult janu kustutav ega kasulik kuigi. Et vee sisse ma soovitan lisada soola, kas meresoola või Himaalaja soola, kivisoola. Et panna mingi natuke puistada soola sinna sisse ja siis on tükk maad kasulikum. Ja samuti enne einet ja pärast einet soovitan tarbida ka äädikhapet ehk õunasiideriäädikat või ükskõik mis äädikat. Nad väike suts ka joogi sisse või toidu sisse. Et äädikat soovitan kasutada külmuses. Ja siis soovitan ka olla aktiivne, et aeg-ajalt ka lihtsalt tõusta püsti ja lihtsalt stimuleerida oma aju füüsilise liigutavusega. Et lihtsalt kui jalutate, näiteks jalutate poodi või kiiret kuskil ei ole, ma soovitan lihtsalt katsetada niisama jooksmist. Ma ise jalutan vahel harva ja järsku ma lihtsalt tunnen, et natuke energiat üle liia ja lihtsalt hakkan lihtsalt sörkima ja jooksma ja väga hea enesetunne. Kas või mingi 100 meetrit või 50 meetrit. Et ei lihtsalt tasapisi kasvata endas seda potentsiaali, seda füüsilist taluvust ja siis tehke puslesid ja ajutreeningu mänge. Et nendest ma hakkan rohkem mainin 11. episoodis. Vot, et selline lühidane ja samuti C-vitamiin on üldse kasulik, aga samuti ma soovitan, et C-vitamiini mõjuks tuleb vähendada süsivesikuid ja suhkruid. Et see on number 1 asi, mis inimestel tervist alla viib, on süsivesikud, suhkur, transrasvad ehk margariin ja taimeõlid. Kookosõli on super kasulik. Oliiviõli on, seda on raske leida kvaliteetset. Et et loomne rasv või super kasulik. Muna,
kui soovite tõesti olla mingil dieedil, siis lihtsalt muna, või, pipar, sool. Jah, et see, mida toorem seda muna, seda parem. Et siis väga kiiresti mingi 5 muna päevas, super hea. Et väga kui on kiiresti. energiapuudus, eks ole. Jah, et ja ärge unustage soola, ükskõik mis vesi teil on, pange natukene soola sinna sisse, mingi korgitäis soola pudeli sisse ja siis see on tükk maad kasulikum. Ja see annab hästi palju energiat ka, et muidu. Ja mõnikord soodad ka. Sooda on ka super kasulikum. Koos soolaga soodad ka. Ja, et kui tarbite C-vitamiini, siis ma soovitan osta kilose purgid C-vitamiini, sest need tavalised C-vitamiini tabletid, need on täitainetega täidetud ja igast ei tea mis asju sinna juurde on lisatud. Kilone purk puhast C-vitamiini pulbrit maksab 12 kuni 22 eurot keskmiselt. Et seda sa paned endal kusagil klaaspudelisse või mis iganes pudelisse. Mulle meeldib näiteks pudelid koguda, ilusad pudelid ja siis ma kannan nendest kohvi ja ükskõik mida. Et samuti tume kohvi on väga kasulik, et kus ei ole midagi lisatud. Sinna võiks ka natuke isegi pisut soola lisada. Ja võib-olla püüdke siis endale selgeks teha, et mille jaoks me siin maailmas oleme ja mille jaoks meie eestlased siin oleme ja oma vaimu ka tervendada. Läbi selle kõige, mida sa siin rääkisid, mida süüa, mida juua, kuidas olla oma vaim ka. Eriti nüüd tuleb külm talv, tulevad raskused, eks ole. Ja püüda hakata aru saama, millist Eestit me tahame, millist ennast me tahame siia maailma ja mis on meile kõige kasulikum tervikuna. Kas kõige paremad inimesed püüame sinna etteotsa siis saada, ikkagi kõige targemad ja kõige paremad või lähme siis edasi sama vana teed mööda, mis on meile juba hävitanud eestlasi, 60% on ainult siin eestlasi veel järelgi, peaaegu. No ma ei tea, kui palju seda nüüd usaldada, seda kõike saab, aga täpselt niiviisi eestlaste osakaal praegusel hetkel, kus on nii palju migrante sisse tulnud, siis see on väga hukatuslik igas suhtes ja eestlane peab olema igal pool esikohal. Nii nagu mujal maailmas on, kui sa lähed teise riiki, siis sa pead seda keelt oskama, pead seda keelt rääkima ja nii edasi ja pead austama neid inimesi, kes siin elavad, aga meil tuleb tihtipeale nii välja, et eestlane on alati kõiges süüdi, mis siin toimub, absoluutselt, sellepärast, et eestlast ei kardeta, kuna eestlane pole tervikuna kunagi veel vastu hakanud valedele seadustele, valedele korraldustele, mis ülevalt Toompealt tulevad. Sellepärast temaga käitutaksegi nii, nagu käitutakse praegu ja see on vale. Nii ei tohi käituda ühegi inimesega, nagu siiamaani on tehtud. Me peame sellest nõiaringist siin välja tulema kuidagi, aga jah, tänaseks vist me peame vist lõpetama, seal me ei tohi rohkem rääkida, sest aeg on täis, vist. Täname, et olite meiega ja meiega siin nagu alati on olnud mina Int. Mina Ravel Viirsalu ja see oli Paneme teiega 10. episood ja mõtelge, kui viitsite, eks ole, palun. No jah, et need ei ole lihtsalt niisama sõnad. Tähendab, kas olla või mitte olla. Siin ongi see Hamleti küsimus on ka eestlastele ette seatud. Jah, et me jätame teid selle ütlusega, et mõtiskema, mida tähendab olla või mitte olla. Ja kuidas olla. Kuidas tasub olla ja kuidas tasub mitte olla. Kas olla Juudas või olla seal keegi teine, eks ole, mõtleme järgi. Jah, kas soovite elada oma elu pigem jagades väärtusi või pigem... Ja aru saada, mis need väärtused üldse on, sest et kui sa loed halbu raamatuid näiteks,
siis mingeid väärtusi sa sealt ei saa, aga meie kultuur on peaaegu täiesti hävinud. Muusika, kultuur, kunst, kõik on peaaegu hävinud juba. Mõtelge selle üle, hea küll. Ja kõik ei tea. Et aeg-ajalt kontrollige iseennast ka, et ärge vahel suunake pilka natuke sisse poole, mitte ärge ainult vaadake. Ja, et igal pool tehakse valesti, aga meie teeme õieti. Mõnikord näidates sõrmega välja poole võiksite natukene vaadata tagasi ennast, sest kõige rohkem arengut leiab ikka sisemiselt, mitte väljaspool. Ja kes on Eestis kõige kõrgem võim, eks ole, sa tead seda, Ravel. Miks teie olete? Rahvas, teie ise oletegi. Aidake meil luua parem Eesti. Jah, aitäh. Sulle on veel.